What? Iraan änub hälostust. Iraani luureametnikud pöördusid CIA poole, et arutada konflikti lõpetamist. Ameerika vastas liiga hilja. Mees, kes käskis Trumpi mõrvata, on samuti surnud. Kindlasti olete kuulnud, et pärast teist päeva pidi intensiivsus kasvama. See juhtus eile õhtul. Kuulake ise. See on heli, kuidas IRGC sihtmärke tavatakse Teheranis. Iraani kodanikud salvestasid selle vaid mõned tunnid enne, kui ma seda videot salvestan. Kommentaator nimetas seda Iraani sõjaväele tõeliseks põrguks. Kindral Dan Kane selgitab 4 päeva tagasi alanud operatsiooni ulatust. See on olnud üks kaasaegse ajaloo intensiivsemaid sõjalisi operatsioone. Meedeandmed hõlmavad vaid esimest 24 tundi. Kuulake. Operatsioon Eepiline raev on rakendanud 2 korda enam õhujõudu kui Iraagi šokk ja aukartus aastal 2003. Ilma Paul Bremery ja riigi ülesehitamiseta. Kampaania on 7 korda intensiivsem kui Iisraeli varasemad Iraani vastased operatsioonid 12-päevase sõja ajal. Ja nagu president Trump ütles, tulemas on rohkem ja suuremaid laineid. Me alles alustame. Me kiirendame, mitte ei pidurda. Iraani võimekus kaob tundidega, samas kui Ameerika jõud muutub aina tugevamaks, targemaks ja täiesti domineerivaks. Juba täna saabub rohkem pommitajaid ja hävitajaid. Ja nüüd, omades täieliku kontrolli õhuruumi üle, kasutame 500, 1000 ja 2000 naelaseid GPS ja laserjuhitavaid täppisvabalangemispomme, mida meil on peaaegu piiramatult. Alguses kasutasime keerukamat kaugjuhitavat laskemoona, kuid enam pole selleks vajadust. Meie nende ja ka Patriot-tüüpi relvade varud on endiselt väga suured. Veenlane ei suuda enam varasemaga võrreldes nii palju rakette tulistada. Ja esimees mainib osa neist protsentidest. Meie ja liitlaste õhutõrjel on veel palju varu. Vajadusel jätkame seda võitlust kergesti, nii kaua kui vaja. Nagu eile ütlesin, kehtestame meie tingimused. Oleme 5. päeval. Üle 2000 sihtmärgi on Iraanis tabanud USA sõjavägi. Iraani probleem on, et neil on laskeseadmed otsa lõppemas. Vaadake nende arve. Iraan tulistas esimesel päeval 355. vaid 40 raketti. Esimesel päeval lasti välja ligi 300 drooni. 5. päeval 45. Iraani strateegia on tõsta USA ja liitlaste kulusid, kuni nad nõustuvad relvarahuga, kuid see pole võimalik, kui rakette ei saa välja lasta. Arvan, et Iraan sai nõu Twitterist, sest nende matemaatika oli lihtne. Nad tahtsid rohkem rakette kui piirkonnas tõrjerakette. Iraani juhtkond arvas, et jäävad peale, sest neil on rohkem rakette. Siin unustati, et USA ja Iisrael keskenduvad ka laskeseadmete hävitamisele, mitte ainult rakettidele. Iraanil võib olla 1000 rakette, kuid neist pole kasu ilma laskeseadmeteta. 3 päeva tagasi teatasid Iisraeli ametnikud, et Iraani laskeseadmete võimekus vähenes poole võrra. Nüüd olukord halveneb veelgi. Vastavalt raportile, mis ilmus vaid 2 tundi tagasi, on Iraanil jäänud vaid paar päeva, mil nad suudavad veel raketirünnakuid teha. Mitte sellepärast, et neil oleks raketid otsa saamas, vaid sellepärast, et neil hakkavad raketilennutajad otsa saama.
Iraani jaoks on raketilennutajad põhimõtteliselt ühekordsed. Nad kasutavad seda korra, siis leiab USA luure selle üles ja see hävitatakse enne, kui nad jõuavad selle turvalisse kohta tagasi viia. Just sellepärast näeme me üha vähem ja vähem tabamusi kogu Lähis-Idas, sealhulgas Laheriikides ja loomulikult Iisraelis. Kindral Kane selgitab taas langust. USA keskväejuhatus on hommikuks teinud stabiilseid edusamme. Iraani ballistiliste rakettide tulistamine on vähenenud 86% võrreldes sõja algusega, viimase ööpäevaga 23%. Nende ühesuunaliste ründedroonide rünnakud on vähenenud 73% võrreldes esimeste päevadega. See edasiminek on võimaldanud CENTCOMil saavutada Iraani ranniku lõunatiival kohaliku õhu ülekaalu ning tungida nende kaitseliinidest läbi ülekaaluka täpsuse ja tulejõuga. Nüüd hakkame liikuma sisemaale, rünnates järjest sügavamale Iraani territooriumile ja luues USA vägedele täiendavat manööverdamisvabadust. Nüüd midagi huvitavat ja iroonilist. Admiral Cooper kinnitas eile, et USA armee lennutab nüüd ise ühesuunalisi droone Iraani. Need on paremad versioonid Shahedi droonist, mille Iraan leiutas ja andis Venemaale, kes kasutab neid Ukraina tsiviilisikute tapmiseks. Arvake ära. USA võttis selle disaini, täiustas seda ja nüüd saadab selle tagasi Iraani, et tabada inimesi, kes sisuliselt selle drooni leiutasid. Kuulake. USA keskväejuhatuse droonide sihtüksus Scorpionilöök kasutas esmakordselt massiliselt ühesuunalisi ründedroone, saavutades suure mõju. Tahaksin välja tuua, et need droonid olid algselt Iraani disain. Me viisime need Ameerikasse, tegime need paremaks ja tulistasime need otse tagasi Iraani pihta. Enne kui vaatame, kui palju ressursse USA sõjavägi operatsioonile eraldas, vajutage palun allpool meeldib ja telli nuppu. See aitab meid algoritmis. Siin on numbrid, mille Admiral King, keskväejuhatuse ülem, avalikustas. Üle 50 000 USA sõduri, üle 200 hävituslennuki, 2 lennukikandjat ja peaaegu kõik meie pommitajatüübid. Need pommitajad lendavad Ameerika Ühendriikidest Iraani, viskavad lasti alla ja naasevad ilma maandumata. See tähendab üle 3 tunni öölände edasi-tagasi. Oleme näinud B1, B2 ja B52 pommitajaid, mida kõiki selles operatsioonis kasutatakse. See edasi-tagasi lend võib muutuda, sest Ühendkuningriik lubas meil kasutada India ookeanis Diego Garcia baasi. Aga samas ma täpselt ei tea, sest Ühendkuningriik on olnud väga konkreetne selles osas, et me võime nende baase kasutada ainult kaitseotstarbel. Ma ei tea, kas Ühendkuningriik liigitaks pommitajaid kaitseotstarbeliseks. Loodetavasti see muutub varsti. Siiski on valu Iraani jaoks reaalne, mistõttu otsib Iraan abi. Täna hommikul saime teate, et Iraani luureministeeriumi ametnikud pöördusid CIA poole, pakkudes võimalust arutada konflikti lõpetamise tingimusi. Ma tahan rõhutada, et need on luureametnikud, mitte poliitiline juhtkond nagu Ali Larijani. Seega pole selge, kui palju volitusi neil on. Aga siiski, lihtsalt täpsustuseks minu enda jutule, Iraan on omamoodi riik, kus luureametnikel on palju võimu, nagu Nõukogude Liidus. See pole tühine, kuid ilmselt pole see nii mõjukas kui Ali Larijani isiklik kontakt. Tundub, et USA'l puudub huvi. Sellest on varem räägitud, aga president Trump tegi avalduse alles eile. Iraani õhujõud on kadunud. Iraani õhutõrje, mereväe juhtkond, kõik on kadunud. Nad tahavad rääkida, aga ütlesin, et on liiga hilja. Nüüd me täpselt ei tea, sest raport tuli välja pärast avaldust, aga on väga võimalik, et see postitus võibki viidata just sellele kontaktile, millest me räägime. Võib-olla administratsioon teadis sellest varem ja oli katsed juba tagasi lükanud. Nüüd muidugi Iraani riigitelevisiooni põhjal tundub, et ülejäänud juhtkond, vähemalt avalikult, ei ole samuti relvarahust huvitatud, kuigi neid hävitatakse. Trumpi administratsioon teatas, et režiimi muutus pole operatsiooni ametlik eesmärk. Valge Maja pole seda avalikustanud, kuid see ei välista nende lootust režiimi muutusele. Eriti arvestades mõningaid ettevalmistusi ja aruandeid, mida oleme näinud, tundub, et režiimi muutus on eesmärk, kuid seda pole ametlikult välja öeldud.
president Trumpilt küsiti hiljuti Raja Pahlavi, endise šahhipoja kohta režiimi muutuse teemal. Küsimus oli, kas Raja Pahlavi sobiks Iraani juhiks pärast režiimi muutust. Trumpi vastus oli huvitav. Ta tunnistas avalikult seda, mida paljud Iraani eksperdid on varem öelnud. Pahlavi on populaarne välismaal, kuid Iraanis on tema toetus väiksem kui arvatakse. Tean, et paljud muutuvad sellist kuuldes emotsionaalseks. Seega tahan end selgelt väljendada. President Trump näeb seda otse. Arvan, et tal on parem luureinfo kui enamikul mu vaatajatest. Kuulake teda nüüd. Crown Prince Reza Pahlavi, kas pead teda üldse võimalikuks? Arvan, et ta on. Mõnele ta meeldib. Me pole sellele palju mõelnud. Arvan, et keegi seespoolt sobiks paremini. Olen seda maininud. Ta jätab väga hea mulje. Aga mulle tundub, et keegi, kes juba seal on ja kes on praegu populaarne, kui selline inimene üldse on. Meil on selliseid inimesi, meil on inimesi, kes olid mõõdukamad. Tead, need olid radikaalsed hullud ja tead, mida nad saavad? Nad ei saa midagi. Nad ei tee muud, kui tapavad inimesi. Veel üks asi. Enne Butleri atentaadikatse Trumpi vastu oli Iraan korraldanud teise atentaadi vandenõu. Uudis ilmus vaid päev enne Butleri juhtumit ja seetõttu jäi see uudis tähelepanuta. Kas teadsite? Iraani ametnik, kes atentaadi tellis, on nüüdseks kõrvaldatud. Siin on rohkem üksikasju. Minister Hegseth ja kindral Kane kinnitasid seda täna hommikul. Tere hommikust! Oleme juba ammu teadnud, et Iraan kavatses tappa president Trumpi või teisi USA ametnikke. Ja kuigi see ei olnud selle tegevuse keskmes mitte mingil moel, tegelikult ei tõstatanud seda ei president ega keegi teine, siis mina ja teised tagasime, et need, kes selle eest vastutasid, lisati lõpuks sihtmärkide nimekirja. See polnud tegevuse algus. Keskendusime rakettidele ja raketiheitjatele, see oli peamine fookus. Aga lõpuks, kui meil oleks võimalus tabada neid, kes üritavad sihilikult ameeriklasi rünnata, siis me teeksime seda. Ja nii avanes meil lõpuks võimalus seda õhus teha. Türgi küsimuses täpsustan hiljem, kuidas see tõrjumine välja nägi. Oleme juhtumist teadlikud. Pole põhjust arvata, et see käivitaks midagi artikliga 5 sarnast. Lips on seal. Kas on lips ees? Aitäh, siin BBC. Kas te saate meile anda